Teate, hiljuti levis internetis üks video, mis tõeliselt pani mõtlema. Selles jagas üks 77-aastane mees oma täiesti siirast ja ilustamata kogemust vananemisest. Ja ta ei teinud seda selleks, et keegi talle kaasa tunneks. Ei, ta tahtis lihtsalt näidata ausalt ja otse, mida see eluetapp tegelikult tähendab. Need lähme vaatama tema lugu lähemalt ja uurime, mida meil kõigil on sellest õppida. Ja just nii ta alustabki. Ilma igasuguse keerutamiseta. Ja ma arvan, et just see otsekohesus ja ausus ongi põhjus, miks tema sõnum nii paljusid kõnetas. See on lihtsalt ehe, ilma filtriteta. Niisiis, mida me siin teeme? Me võtame need tema 10 karmi reaalsust lahti ja proovime mõista nende tuuma, sest on täiesti selge, et ta ei jaganud oma lugu ainult enda pärast. Ta tegi seda selleks, et me kõik saaksime sellest mingi väärtuslikku perspektiivi. Ja, see ongi see põhiküsimus, millele me peaksime vastust otsima, sest kuigi Robert räägib 77-aastaseks olemisest, puudutab see tegelikult meid kõiki. Pole vahet, kas oled 27, 47 või 67. See on universaalne teekond. Okei, esimene suur teema, millesse me suheldume, on füüsiline pool. See hetk, kui suhe oma kehaga muutub totaalselt. See pole enam lihtsalt tööriist, vaid pigem, täiskohaga projekt, mis vajab pidevat haldamist. Ja siin ongi see võtmemõte. Roberti sõnul on see nagu täielik perspektiivi nihe. Kui oled noor, on tervis oluline, muidugi. Aga kui oled vanem, siis see on kõik. See on pidev mure, kus iga arstivisiit või vereanalüüs võib tuua uudise, mis muutab absoluutselt kõike. Ja siin on mõned väga konkreetsed asjad, mida Robert ja ta e-kaaslased kogevad. Ta toob välja ka ühe väga hea pointi. Mõelge ise, 20-ndates on inimeste tervis enam-vähem sarnane, aga 70-ndates, sa poiss, see spektr on meeletult lai. Mõni jookseb veel maratoni, teine aga vajab pidevat hoolt. See kõik viib meid ühe mõisteni, mille Robert on ise välja mõelnud, antihabras olemine. Ja see ei ole allaandmine, eks, see on pigem strateegiline riskide juhtimine. Sa valid oma lahinguid, et võita see kõige olulisem sõda oma iseseisvuse nimel. Siin on täiuslik näide. Ta ütleb, et andis oma redeli lihtsalt ära. See tundub nii väike asi, aga samas on see nii suur, sest selles vanuses võib üks ainus vale liigutus, üks kukkumine, tähendada iseseisvuse lõppu. See risk ei ole seda lihtsalt väärt. Või see siin, jällegi, see pole see, et ei tahaks sõpradega aega veeta. Muidugi tahab, aga mitte iga hinna eest. Turvalisus ja iseseisvuse säilitamine on muutunud lihtsalt prioriteediks number 1. Okei. Kehast räägitud. Aga nüüd liigume edasi veelgi isiklikuma ja võib-olla isegi hirmutavama teema juurde. Räägime peast, räägime mõistusest, mälust ja sellest, mis toimub meie sees. Ta räägib ühest hetkest, mis teda täiesti endast välja viis. Ta ei suutnud 2 päeva järjest meenutada oma hea jõusaalisõbra nime. 2 päeva. Ta ise ütleb, et see tunne, see oli puhas hirm. See tõesti hirmutas teda. Ja see hirm ei ole alusetu. Teate, see on väga reaalne. Ta on oma silmaga näinud, kuidas dementsus on võtnud 2 tema lähedast sõpra. Kujutage ette, kui sõber, keda oled tundnud 40 aastat, lihtsalt kaob su silme all. See muudab abstraktse hirmu väga käega katsutavaks. Ja see viibki meid selle pideva näriva hirmuni. Iga kord, kui unustad võtmed või kellegi nime, käib peast läbi see sama küsimus. Kas see on lihtsalt tavaline unustamine või on see algus? See on raske küsimus, eks? Kuidas sa elad niimoodi? Pidevalt justkui jälgides iseennast, kahtles oma enda mõistuses. See on päris suur psühholoogiline koorem, mida kanda. Okei, ja see viib meid loogiliselt järgmise teemani, sotsiaalne elu, suhted ja paratamatult kaotused, sest mida aeg edasi, seda sagedasemaks need muutuvad. See number siin, 4. See ei pruugi tunduda suur, aga kuulake konteksti. 4 naabrit 2 majast otse tema kõrval on viimase 9 aasta jooksul surnud. Kaotus pole enam mingi kauge uudis. See toimub sõna otsesel mõttes oma aja taga. Aga igal mündil on 2 poolt, eks? Ja see pidev kaotuse lähedus toob endaga kaasa ka midagi väärtuslikku. Ta räägib oma naisest, kellega ta on abielus olnud 52 aastat ja see teadmine, et aeg on piiratud, paneb neid iga ühtse hetke veelgi rohkem hindama. Ja see graafik siin näitab seda nihet ideaalselt. Näete seda tillukest 1% seal. Need on materiaalsed asjad. Kogu ülejäänu on, kõik see, mis päriselt loob. Robert nimetab seda ise üleminekuks kogumiselt lahti laskmisele. Päris hästi öeldud, kas pole? Ja nüüd, viimane, aga võib-olla kõige olulisem osa.
kuidas seista silmitsi lopuga. See ei ole masendav teema, vaid pigem praktiline ja tark. Robert on siin väga otsekohene. Ta räägib vajadusest pidada maha see vestlus ja ta jagab, kuidas ta istus oma perega tänupüha laua taha ja rääkiski kõik need asjad läbi. Testament, matused, kõik, nii avatult ja ausalt kui võimalik. Mis see tarkus siis tegelikult on? Roberti jaoks pole see raamatu tarkus, see on perspektiiv. See on see hetk, kus sa saad aru, et kõik see, mille pärast sa kunagi nii palju muretsesid, karjäär, teistele mulje avaldamine, see, et sul peab alati õigus olema, see kõik lihtsalt kaotab oma kaalu. Aga enne kui me lõpetame, on ülioluline meeles pidada, mida Robert Servu ise ütleb. See kõik, millest meie rääkisime, need on need karmid reaalsused, aga see ei ole kogu lugu. Üldsegi mitte. On olemas ka teine pool, rõõmude pool. Ja just selle küsimusega ma tahaksingi teid täna jätta. Kui kõik see keeruline ja raske on kõrvale jättud, mis siis alles jääb? Mis on need päris asjad? Need püsivad rõõmud. Mõtlemisainet siin jagub. Aitäh kuulamast!